Tere tulemast Eesti Noortekirjanduse Ühingu lehele. Mina olen Heli Künnapas. Mina olen Lille Roomets. Ja meie siis tegutseme seal Noortekirjanduse Ühingus koos teiste vahvate kirjanike ja kirjandushuvilistega, et noortekirjandust rohkem lugeteni tuua. Ja meil on käimas üks ülivahva kampaania. Instagramis ja Facebookis saate postitada noorteraamatutest fotosid, mis on ise lavastatud, mitte ei ole lihtsalt kaalepilt kuskil internetist võetud. Ja te saate võita väga palju häid noorteraamatuid ja ise valida sealt nimekirjast, millist täpselt tahate võita. Ja see kampaania käib meil nüüd kuni selle suve lõpuni, ehk siis päris mitu nädalat on veel, kui saate osaleda, ja igal pühapäeva õhtul me siis valime võitjaid välja. Ja võitja saab ise valida, me saadame nimekirja raamatutest, mida on meile andnud erinevad kirjastused. Ja nüüd täna me näitamegi teile mõningaid raamatuid, mis on veel valikus. Nii. Ja selleks, et osaleda, siis on vaja tagida Eesti Noortekirjanduse Ühing ja hashtag noortekirjandus panna sinna pildi juurde. Nii lihtne ongi. Jah. Nii, ja raamatud, mida saab võita? Raamatud on siis kirjastustelt Helikirjastus, kirjastus Tänapäev, Rahvaraamat, Helios, kirjastus Helios, RK Topkin kirjastus ja Fantaasia. Koidu Ferreira on andnud peaauhinnaks oma uue Karbises 4-osalise raamatusarja. Seda me täna ei näita, aga see on domineeriv värvi, siis 4 raamatut on peaauhind. Selle me valime tõesti augusti lõpus siis välja, nii et kõigi hulgast, kes on suve jooksul postitanud neid pilte ja hashtagi pannud siis noortekirjandus ja taginud Eesti Noortekirjanduse Ühingut. Ja parim saab siis selle Koidu domineeriva sarja. Meil päris paljusid raamatuid polegi enam näidata, mis on kirjastused saatnud, sest need on lihtsalt võitjateni läinud. Kui meie Facebooki lehel on selline kaust, kus on ka need auhinnaraamatud olemas. Aga mis on veel valida nendel, kes järgmistel nädalatel osalevad? Kõigepealt, päris soe veel uus tüdruk Viivaranna gümnaasiumi sarjast esimene osa. Kirjutatud siis Heli Künnapase ja Lille Roometsa poolt. Umbes nii, jah? Väga hea raamat, soojad soovitan. Jah, need autorid teadsid, mida nad teevad. Hea küll. See on tegelikult Heli Künnapas, kes on kirjutanud siis ka järgmise võidu raamatu Mälestusteta suvi. Väga hea raamat, ma ise proovi lugesin. Jah, see esimene osa on. Esimene osa ja teine osa tuleb ka varsti. Siis on meil selline raamat nagu Juhused. See on Laura Evisalu kirjutatud ja see on kirjastus Tänapäeva noorteromaani konkursid läbi käinud lugu. Minu jaoks ma ootasin siit rohkem nagu sellist, see on vanusevahega tüdruku ja poisi siis nagu mehe ja naise, ma ei tea, suhtest. Ma ootasin rohkem see suhteteemat, aga tegelikult on siin toodud sisse selline teema, et kui millisesse maailma siis see vanem naine selle noore eduka ujuja viib. Mulle hästi meeldis selle raamatu puhul see ujumise teema, selline trenni teema, et see peategelane on hästi sportlik ja just profispordiga põhimõtteliselt tegeleb. Et see on selle raamatu puhul hästi põnev teema. Rahvaraamatult Luude tunnel, Victoria Schwabi noorteraamat. See on rohkem ka nooremale lugejale sobiv, mitte ainult siis jangedalt. Ja siin on siis tüdruk, kes näeb kummitusi ja tema vanemad kusjuures on need kummituste kütid, kes käivad telekaameraga ringi, et leida neid kummitusi, mida tüdruk siis niisama lihtsalt näeb. Ilmselt paljudele tuttav laululindude ja madude ballaad, nii pikk pealkirjad peab maha lugema. Ja Susan Collins on siis selle autor. Näljamängud olid minu jaoks need raamatud või see triloogia, siis millega mina sattusin fantaasiaraamatute maailma. Ja tõesti ma nagu närisin, või mitte ma ei närinud läbi, vaid läksin läbi nendest mingi mõne päevaga ja tõesti hästi kiiresti lendasid. Ma pean tunnistama, et see osa nii kiiresti enam ei läinud ja kes ei ole näljamängudega tutvust teinud, siis mina soovitan küll pigem sellest raamatust pihta hakata ja siis see triloogia sinna järgi lugeda, sest see tegelikult ongi nii-öelda eellugu ja eelneb siis sellele triloogiale, mis on siis näljamängud. Enesepp medaljon. See on tema esimene raamat, mille ta kirjutas 16-aastaselt ja on üks populaarsemaid raamatuid Eesti noorte seas. Ma pean tunnistama, et ma pole siia vaalesti läbi lugenud, aga ma tean, et see on hea raamat. Seal on ka noorte suhteid ja peresuhteid ja sellised kõik noori puudutavad teemad ja noortehelik. Aga nüüd samast sarjast, ehk siis noorteraamatute sarjast on nüüd täiesti uus raamat. See ei ole armastuslugu. Ja see on ka auhindadena saadav, seda see alles jõuab poodidesse.
Siin selles raamatus on räägitud paljude noorte unistusest ehk saada YouTuberiks. Et see tüdruk, kes on see raamatu peategelane, siis Messi Evans, tahab saada oma YouTube'i kanaliga siis nii tuntuks, et ta saaks sellest väikelinnast ära kolida, kus ta elab. Ja ühel hetkel siis ühe juhuse tõttu see juhtubki nii, et YouTube'i kanalil on äkitselt sadu tuhandeid jälgijaid ja see lihtsalt suureneb hoogsalt. Et mis see tegelikult kaasa toob? Kui see ei ole sinu enda tegevuse tulemus, vaid mingisuguse juhuse tõttu juhtub, siis kuidas su elu seest muutub ja kas see on tegelikult see, mis sa tahtsid ja kõik need sellega kaasnev on see, millest sa unistasid. Et see on see lugu siis need. Kõik, kes tahavad väga YouTuberiks saada, siis see on see raamat, kust tasub alustada. Ja kui eelmine tegelane alles tahtis kuulsaks saada, siis siin on tegemist modelliga, kes on juba väga kuulust, teenib hästi, aga kuigi ta elab väga ilusat elu, siis pole ikka seal kõik korras ja selleks, et oma depressioonist välja saaks, siis hakkab ta kuulama koos ühe silmarõõmuga muusikat ja muusika on see, mis siis aitab noorel inimesel edasi jõuda elus parema eneseni. Kui koletis kutsub, ilmselt on paljud filmi näinud. See on raske raamat, nagu me siin enne just katsusime, sest siin on lihtsalt nii ilusad pildid sees ka. Jutt, raamat ja on praegu olegi need pildid ja jutt on ka. Nii et väga ilus. Koletistest rääkides siis, kuigi siin ei ole koletisi, aga siin on surnud inimeste joonistamine, no mitte surnud inimeste, aga nende organite joonistamine. Et siin peategelastel on väga huvitavad hobid. Üks on siis laipade maalija selleks, et ta tahab sisse saada kunstikooli, ülikooli ja kõige võimalikum viis, kuidas ta selle toetusraha saaks sinna õppimise jaoks, on siis anatoomiliselt korrektsete organite joonistamine. Ja teine peategelane siin on siis see, kes teeb graffiteid salaja ja teda otsib siis kogu linn ja politsei taga. Ja need kaks väga erinevat inimest siis saavad siin raamatus kokku. Ja, et kui heli võib raamatu, siis seal peab armastust olema. Just seal raamatus on ka see hobide teema ja mõnusalt sees, Ja see raamat sai ju hea noorte raamatu tiitli. Täiesti õigustatult. Ja ütlen kohe ette, et Jen Bennetilt ehk selle raamatu autorilt on varsti tulemas uus raamat eesti keeles. Nii, aga Lille Roomets on ka kirjutanud vähemalt ühe raamatu, kuigi tegelikult rohkem. Üks väike valge sulg on see, mis on meil auhinna raamatute seas ja see on siis autogrammiga, on ju? Kus sa kirjutasid selle? Autogrammiga. Nii et kes valib selle raamatu, saab autogrammiga raamatu. Ja Lillele omaselt loomulikult on siin krimi sees. Aga kõiged nagu traagiliste olukordadega hakkama saamine ja et see on nagu, seda on Lille väga hästi siin kirjeldanud. Ja ei ole ka mingit üleliigset juttu ja loba, vaid tempokalt tahab tegevus edasi, käib ja iga sõna loeb nagu. Et ei ole mingit... Mul oli väga hea toimetaja. Mina sa ei olnud. Sa vaatasid mulle otsa ka. Kes see on? Ütleme kui ära, kes see oli, sest see oli... Mari Karlsson. Mari Karlsson, nii. Tunnustus. Kõik minu edaspidised raamatud on tema toimetatud, nii et Mari, kui sa seda vaatad, siis pane vaim valmis. Edasi raamatute juurde. Sõnad sügaval sinises Cath Crowley ja väga hea raamat, mis mul üks muljet avaldanud, mis paljud täiskasvanud ka loevad ja siin on siis üks tütarlaps, kes pärast traagilist juhtumit vennaga kolib võimalikult kaugele ookeanist, kuigi tegelikult on ta tahtnud saada merebioloogiks või ookeanoloogiks. Ja siis leiab ta kunagi tee oma vanade sõprade juurde jälle ja selle hingerahu juurde ja tuleb palju üllatusi siin raamatu jooksul välja, mis see tüdruk ei teadnud enda venna kohta. Holy liikuv kindlus, Diana Wynne Jones. Et noortekirjandust jagatakse inglise keeles on hea, seal on need väljendid täpselt olemas, et kas on noorematele või siis keskmisele või vanemale ja noorele, et meil on lihtsalt üks noortekirjandus, selles mõttes on väga raske öelda, aga see on pigem noorematele siis. Ja see on selline fantaasia, kirjastus Fantaasia on selle raamatu meile andnud ja fantaasia rohke lugu. Nii. Tsaar Korohi salajuurdlus Andrei Beljanin on siis Moskva politseinikust, kes läheb keldrisse ja kui välja tuleb, satub
Baba Yaga maailma ja ta hakkab sealt saari jaoks kuritegusid lahendama ja on igasugused võlu ja maagia ja ulmeraamat ja väga naljakas ja põnev ja äge oli lugeda. Ja see on ka kirjastusest Fantaasia siis üles ajatud. Nii, minu käes on järgmine raamat kirjastusest, ma püüan panna. See on siis Rahvaraamat. Rahvaraamatu kirjastus on välja andnud raamatu Kui sõnadest jääb puudu, Julie Buxbaum. Ma peast ütle, kas tema on saanud ka noorte raamatu auhinnast. Tegelikult tunnustatud on tema raamatut on ja praegu jään vastuse võlgu, aga põhimõtteliselt jah, tema raamatut on hästi tunnustatud nii Eestis kui ka siis mitmes erinevas teises riigis. Ja selle raamatu kohta on siin tagakaanel kirjutatud, et 2 teismelist saavad sõpradeks just siis, kui neil seda kõige rohkem vaja on. Mõnikord on uus vaatenurk kõik, mida vajame, et maailma asjadest aru saada. Nii et selline tunnetest, inimestest ja nii edasi on selle kujale. Tunnetest rääkides siis Erka Tokki ja Laana raamatu esimene osa Lumina ennustus on siis ühest neiust, kes on needusest moodutatud näoga ja ta siis hakkab otsima seda teed, kuidas sellest needusest välja saada, kuidas üldse inimestest eemale saada ja ta põgenemise käigus satub kokku ühe kena mehega ja ühe väga ülbe tšikiga. Ja nad siis hakkavad koos peitma ennast esialgu ja hiljem siis tuleb välja palju saladusi ja tunded hakkavad lõõmama ja siin on väga ilusad pildid. Vaadake. Ja need on ju autor ise. Näete võts pildi eest ära. Pilt läks eest ära. Need on autor ise teinud on jah? Ja autor joonistab. Mega ilusad pildid. Nii et need on siis osa raamatuid või enamus siis, mis praegu saadaval on. Ja kui võib-olla tuleb juurde, meil on jutu olnud mõne kirjastusega, et saadatakse veel juurde, ehk siis jälgige Eesti Noortekirjanduse Ühingu Facebooki lehte, kus on album selle kohta, et mis raamatuid saab valida. Ja loomulikult tehke pilte, sest see, kes võidab, siis pühapäeviti saadame võitjale ka värsketest auhinnaraamatutest nimekirja. Nii et mõnusat pildistamist. Ja lugemist ka, lugege nii ka. põnev neid ilusaid pilte vaadata, kes tahab võistlusel silma peal hoida, siis pange lihtsalt see hashtag noortekirjandus otsingusse ja imetlege seda eestikeelset toredat noortekirjandust. Ja see, kui sa teed raamatust pildi, see ei pea olema see, mis sa oled just läbi lugenud, et see võib, kas sa oled kunagi varem seda lugenud või on sõber soovitanud, et lihtsalt see raamat, millele sa arvad, et võiks tähelepanu pöörata ja millest võiks ilus pilt ringelda. Et head pildistamist.